Nii, tere! Mul on kogu aeg üks ja sama algus. Tere, mina olen Maila müstilisest maailmast. Mis teha? Nii, vaatame märtsikuu, et vaatan kohe, et mida toob siis märtsikuus sündinutele. Vaatame, vaikselt hakkab tuult üles kiskuma, pilvi. Eks vaatame, kui kaua ma saan siin väljas kaarte panna, et nad siin ära ei hakka lendama. Siis kolime tuppa. Niimoodi, aga vaatame siis, mis meil siis märtsikuus sündinukestele siin on. Tule esimene kaart tuli kohe abielukaart. See siis hõlmab abielu, hõlmab partnerlussuhteid, kohe vaatame, mis sinna kõrvale tuleb. Kas on hästi, kas on halvasti, mis iganes. Vaatame, väga hea, hästi, väga ilus. Nii. Nõnda, vaatame kohe. Nii. Ma laon kõik välja ja siis hakkan siit rääkima või hakkan kohe, vaatame. Ühesõnaga, teil on siin abielu teema, partnerlussuhete teema puhul näitab kõik ilusti, päike on edu kõikides ettevõtmistes, töös, armastuses, milles iganes, kõikides asjades edu näitab. Siis näitab ka, et mingi teenitud tasu, mis te olete välja teeninud, tuleb, siis te teete oma elus selliseid korrektuure, kus te võitegi, teil kujuneb ümber kuidagi isegi see suhtlusringkond nii, et kes teie jaoks on sellised, kellega te tunnete ennast hästi, nendega te siis jääte suhtlema ja kellega ei tunne, siis nendega siis lõpetate suhtlemise ära. Niimoodi. Siin tuleb ka natukene, kuu keskel tuleb natukene sellist emotsionaalselt natuke raskemat perioodi, aga see laheneb suhteliselt ruttu. Ja see võib tekkida siis, see võib tekkida peresiseselt, aga see võib tekkida siis kas siis emaga, kas siis õega mingisugune või kui siis tütardega seotud, et natukene sellist muret tekitav mingi selline emotsioon või olukord. Aga kuna jällegi ütlen, et septembrikuu, koolimineku asi, no loogiline, või see võib olla ka väga väike tühine asi, et laps tuleb õhtul koju ja ütleb sulle enne magaminekut, kuule, mul on homme tööõpetuse tundi neid ja neid asju vaja, kus sa siis öösel võtad neid, mitte kuskilt, on ju. Et kas või selline, lihtsalt tuli mingisugune selline täitsa lambist selline näide, et vot midagi sellist. Aga üldiselt on niimoodi, et jah, et tõesti need sõprusringkonnast praagid osad välja, siis näitab, et sõbrad siis, kes teie ümber on, siis need on sellised jätategi, keda saate usaldada ja kes ongi sellised head sõbrad. Nii, siis mingi tööalaselt näitab siin ka paremuse poole minekut, mingi lootus, mis teil on siis olnud seoses tööga, mida te olete siis vaikselt unistanud, mõelnud. siis näitab, et see on küll võtnud aega, aga lõpuks see unistus siin muidugi täitub ka. Ja sellega seoses näitabki niimoodi, et sellisest üksitustundest väljasaamine või selline omaette muretsemise tundest ja näitab, et kindluse tunde tagasisaamine. Niimoodi. Nõnda, terviseolukord läheb siin kuu lõpus. Vahepeal võib näidata korraks mingisugust natukene võib-olla mis iganes, võib-olla mingi viirust või külmetust või kuidagi ma eriti hästi ei usu nendesse, aga seda võib mida iganes olla. Teate, see oli nii huvitav, kuidas üks päev läksin Võrru ja kuskil, siis ma jõudsin sinna Sõmervalu tee otsa, Tartu poolt läksin ja muidugi mulle meeldib vahepeal ka niimoodi sõita, et kui on ilus ilm, et mul on aken lahti, et mul tulebki värsket õhku ja tundsin, kuidas nohu hakkas tulema. Mitte millest, kuigi ei olnud külm ega midagi, mul ei olnud küll mitte midagi. Ja siis jõudsin Võrru ja siis oli see sõbrannekene, kelle juures ma käisin ka, siis tema ütles, ma arvan imelik, et kurat, täna hommikul tuli nohu ja ka ta ei olnud ainuke, kes seda ütles. Ja siis ma mõtlesin ka, et täitsa huvitav, sest me ei tea iialgi, mis siin õhus on, aga see hakkas kuidagi ka vaikselt niimoodi hingamisteedele tunda andma.
no midagi tõmbasin kähku omale ühe ivermektiini sisse, tõmbasin teise ka on ju teine päev ja siis oli, siis oli juba hea. Nüüd tuleb lihtsalt anda siis takka seda küüslaugu söömist siin. Et jah, et isegi võtame küll vitamiine ja kõik puha, aga lihtsalt tuleb hakata ette valmistama ennast, et immuunsust tugevdama. Sest kõik ümberringi on ju, mis on selle immuunsuse vastu. Nüüd on jälle see jutt, mida ei tohiks siin rääkida üldse. Aga vaadake ka täitsa, et kust te vitamiine ostate, milliseid vitamiine ostate. Et apteegist ei tasu osta igasuguseid vitamiine. Et sealt tuleb, sa pead ikka täpselt teadma, kust ostad ja mida ostad. Sellepärast, et esiteks, ega seal ei või midagi ka sellist hullu sees olla, aga lihtsalt need tühjad vitamiinid. Neil on see kogus, need milligrammi kogused vitamiinid on niivõrd väiksed, et see on sama hästi, kui te ei võta neid. Et nad ei mõju. Et vaadake, üks päev keegi küsis ka ja siis ma vaatasin pendliga järgi ja mul tuli ka mingi informatsioon, et ma ei tea muidugi, mis see firma see on, aga kui keegi teab, võite siia alla kommenteerida, kirjutada, et hästi mõjusad on mingid Rootsi vitamiinid. Et kus on ikka tõesti, mis meid turgutab, mis aitavad. Ja lihtsalt midagi, sügis hakkab tulema, immuunsüsteemi vaja hakata rohkem tõstma ja siis igaüks teeb seda, kus oskab. Nii, võt nii. Vaatame siis märtsikuus sündinutele, mis veel. Siin tuleb väike masendus töö juures, sellepärast, et siin näitab, et kohustused lähevad kohe liiga suureks. See on väga vahva ju. Nii märtsikuus sündinukesed. No, teil on selline asi, et jah, kuu algus on selline masekas natukene. Siis kuigi siin eelmise kaardi peal näitab partnerlussuhtega ja abielu teemaga, siin on kõik ilusasti korras. Aga töö juures on mingisugune masendus, on ka jälle väga palju tööd ja tasu on selle töö kohta liiga väike. Siis on isegi võib olla niimoodi, et teil võibki siin enne tuli ka natuke tervisemuresid, aga näitas, et laheneb ilusti, siis siin ka näitab seda, et kas siis ületöötamisest pigem, kuna see ületöötamise kaart on siin kõrval, et ületöötamisest võib tervis hakata jukerdama ja te peate hakkama mõtlema, paljud teist hakkavadki mõtlema, et ei taha kellegi alluvuses enam olla, et hakkavad mõtlema, mida ma saaksin teha, et ma valin seda, mida ma tahan teha, mis mulle meeldib, et just nagu oma tee valid. Niimoodi. See on ükskõik, see on naistele ütleks niimoodi, et isegi kui te valite selle oma tee, siis siin näitab, et mees toetab teid. Mitte küll ei ole nii, niimoodi, et ei tea, kui palju raha kogu aeg pappi käiaks välja, aga lihtsalt, et mees toetab nii rahaliselt kui oma mõtetega. Ja näitab, et pisikene investeering, kõik mehed, naised, kes te olete pigem, siin on isegi see investeeringu koha pealt on rohkem meeste kaart, aga siiski võtke naised ka endale teadmiseks, et mingi pisikene investeering võib tuua mingisuguse suure võidu. Ja kuna siin on see lotovõidu kaart täiesti kohe välja tulnud, siis miks mitte, ostke see 1,50 või 2 euri see loto või võtke kuskilt loosimistest osa, et siin näitab, et on teil võiduvõimalust. Niimoodi. Ja siis ongi see võiduvõimalus teade sellest suurema rahasumma saamisest siis ja teil tuleb, vaatan ühe kaardi veel siin, et kuna siin näitab vanemat naisterahvast ema ja kui teie ise, et teile naised näitab, ükskõik mehed või naised on ju, et meestele näitab siis emaga rohkem suhtlemist ja naisega ka muidugi rohkem suhtlemist, mingite kokkulepete saavutamisi, sõlmimisi, siis ja naistele näitab samamoodi, et ema teemad kerkivad ülesse. Nii et vaadake siis, nii, jälle läks kaart maha. Nii, läheme laua alla. Niimoodi, mis kaart hüppas maha. Mingi tore kohtumine. Nii.
järgmine on meil need kaardid. Nii, ohoh, esivanemate tarkused. Teie ka kirjutage, kuidas teil läinud on, mismoodi, mis on siin juba teada, mis hakkab toimuma, mis kõnetab ja siis väga lahe. Niimoodi, nõnda märtsikuu on meil käsil veel. Täna tulevad mul pikemad need videod. Ma eelmine kord tegin, olid suts lühemad sutsakad, aga täna tahtsin natuke pikemad teha. Näis, kuidas mul hääl vastu peab. Mul on siin ikka natukene on oma sigurikohvi. Ma üks päev juba jõin päris kohvi ka. Aga ma ei taha seda võtta endale eesmärgiks, sellepärast, et see on nii huvitav, kuidas kellegile mõjub. Näiteks minul tõmbab päris kohvi energia ära, aga ma vahest nii tahan seda vahuga latekohvi. No vahest ma võtan ka ja pärast mõtlen, et kurat oli seda vaja võtta. Nii et võid ka kirjutada, kellel kohvi mõjub ergutavalt, kellel tõmbab energia ära, kellel tuleb uni peale. Nii et mina tahan hästi magada, siis ma võin õhtul kohvi juua, siis magan nagu nott, sellepärast, et võt see olgi, kui tõmbab energia ära, siis keha tahab taastuda. Nii et kohvi kohta on ka igasugust asja kirjutatud. Nii häid kui halbu asju, aga igaüks võtab endale selle, mis talle sobib. Ja mõistus on väga hea manipuleerija. Niimoodi, märtsikuus sündinud kesed, vaatame. Nii. Mingisugused planeerimised. Rohkem hakata tervisele mõtlema. No jah, loogiline, kui siin tõmbab ikka vahepeal ära selle tervise teema, siis hakkate rohkem õrnust teie ellu, siis on tervise kuu läheb teil hästi kiiresti, aga jah, esivanemate tarkuste ära kasutamine, et teil need taipamised ja kõik see teema on siin, hakake enda jaoks ära kasutama. Midagi uut te planeerite siin. Et hästi kuidagi ka terve oma elu näiteks, et oma planeerite niimoodi, et hästi ratsionaalselt. Et mõõdate ja toimetate. Aga just et selline nii füüsiline tervenemine kui ka selline emotsionaalne. Te hakkate rohkem pööramagi loodusele rõhku, sellega seoses järelikult ka ravintaimedele. Niimoodi, mingi konflikt tuleb ikkagi ära ka. Nii. Aga peale seda on kõik jälle läheb jälle ilusasti korda ja siis on üksteise mõistmine tulebki läbi kõneluste, et te saaksite rahulikult rääkida. Et hästi huvitav, et kõik pinged, mis teil tekivad, kas siis partnerlussuhtes või töö juures, et nende kõikide nende konfliktidega loeb selline rahulik kõnelus südamesse ja see on kuidagi ka teile selline võti. Nii, vaatame, mis siin edasi siis on. Nii, emotsioonid, pea ja süda võivad olla niimoodi, et näe jälle, vaata kui huvitav, et jälle näitab haigust ka korraks, mingisugust haigust, siis on niimoodi, et ei tohi maha suruda, sa ei tohi maha suruda oma sina, kes iganes sa siin kuulad märtsikuudeni, siis see näitab, et seal võib olla selliseid kahtlusi, võivad tekkida erinevad emotsioonid, siis on, sa pead eneseväljendust, sa pead ennast väljendama, rahulikult pead saama ennast väljendada, aga emotsioonid vahepeal kerkivad. On niimoodi, et kord oled mõistuse inimene, siis oled jälle südames, et sa pead saavutama endas selle tasakaalu, et kui siin on ka, et kaks erinevat varianti, kas armastus või hirmutunne, need erinevad tunded, siis alati valige see selgus, armastus ja hoidke ennast tasakaalus. Nii, ikka tasakaalu. Nii, mis meil siis on veel?
et teie hakkate siis rohkem ka oma missiooni, peate nüüd hakkama jälgima, et mis on teie elu missioon, mis on teie elu eesmärk. Te saate ju lasta ükskõik mismoodi välja arvutada, kas numbrite keele Merikese või kuulate seal tema neid saateid ja vaatate neid, hakkate neid numbreid seal arvutama ja kuulama, et see on ju väga vahva kuulamine seal, sellepärast et kogu aeg midagi muud teete, näiteks toimetate oma toimetusi, panete peale, kuulate, sest aju vahel ikka midagi jääb. Ja siis vaadake oma, mis teil on, mis on teie missioon, et te peate hakkama pühenduma oma elu eesmärgi suunas liikuma, elama oma saatust, oma missioonielu ja näitab, et ju te hakkate ka, paljud teist on juba hakanud, aga et väga paljud teist alles ka hakkavad sellega rohkem tegelema. Niimoodi, et leidma, mis on minu elu eesmärk, mida ma tahan teha, mis mind tõeliselt paelub. Teil tuleb ka siin selline valgustatus, teilt võib tulla selliseid selgeltnägemise hetki, kolmas silm rohkem avaneb ja see võib algul natukene hirmutada, ehmatada. Ja sellepärast, et just selline, mis võib teid hirmutada, ehmatada, on see, et teadmatus. Siin soovitab, et lihtsalt, et olge avatud, olge julged, ärge tundke hirmu. Et kui hirm tuleb, siis selle tühistan ja kohe mõtled, ma olen enesekindel, ma olen julge, ma olen armastatud, ma olen hoitud, ma olen edukas, no ühesõnaga hakkate endale neid afirmatsioone kohe peale siin lugema ja muudate oma mõtted. Te peate olema hästi selline, vaatate samamoodi, kuhu te siis oma pilgud pöörate, kuhu tuleviku poole. Et aktsepteerigegi seda, et teil hakkavad need selgeltnägemise asjad, intuitsioon hakkab rohkem avanema, siis te hakkate rohkem märke saama, hakkate rohkem märke lugema. Kuna siin märtsikuus on ju, pool kuust on ju kalakesed ka, siis kalakestel on intuitsioon ju väga tugev. Ja rohkem selline emotsionaalne valgustumine. Teil võib ka sellega seoses tekkida, no näiteks tekib selline korraga, lambist tekib mingisugune tohutu armastuse tunne ja kõige vastu nii, et kõik on nii armsad. Või niimoodi siis mõtled ise, et huvitav, mis mul ka nüüd lahti on. Ja teinekord on nii, et ükskõik mis olukord, tuleb selline õnnepisarakene silma, siis mõtled, issa, kuida ma nüüd nii pehmo olen korraga. Tegelikult see ei ole üldse see on lihtsalt see, et selline emotsionaalne valgustumine toobki selliseid hetki kaasa endaga. Nii, mingi asja, ühesõnaga siin on ka niimoodi, see tulebki minevikust lahti raskem ja võib-olla see võib olla natukene raskem, aga siin on sellised muutused, see on surm taassünd, transformatsioon, lahtilaskmine minevikust, muutused, kasv, aga ongi nii, et need, kui on, see ei ütle midagi siin, et kas see just kellegi inimese surm on, et ei ole ja ei ole ka, jah, muidu oleks siia tulnud mul tuleb nüüd siit mitu kaarti, okei, rohkem juttu, pole hullu, saan hakkama. Niimoodi, nõnda, et teie elus tuleb ja mingid vanad olukorrad, energiat enam ei toimi, et siis lasetegi need vanad asjad lahti, mis ei toimi, sellepärast, et lihtsalt see elu muutused toimuvad, aga see uus, mis teie ellu tuleb, see on niivõrd võimas, aga lihtsalt, et need muutused, mis esialgu võivad hirmutada, need lihtsalt mõteted, see on selleks minu kõrgemaks hüvanguks, minu paremaks tulevikuks, minu paremaks eluks. Nii, siis juba siin kuu teisest poolest hakkate leiate juba, siin on teil selline enesekindlus, jõud on juba taastumas, rahulolu tekib, harmoonia, siis on mingi teatud selline sisemine rahu, nii et kui te olete siis jätku huvitav, et see muutus, ma seda üldpilti siin praegust vaatan, siis on nii, et kõigepealt tuleb see, te ei saa saatuse vastu, et ütlekski niimoodi, et avage oma süda, emotsionaalne valgustatus ja need muutused, olenevalt teie tahtest või mitte tahtest, need muutused lihtsalt toimuvad, et lihtsalt minge sellega
kaasa. Lihtsalt alistuge, mõelge niimoodi, et okei, lasen vanal minna. Ei klammerdu, ei hoia kinni, lasen paremal uuel tulla. Ja nagu siit näha on, tuleb ka ilusasti. Nii, naistele. Autoritaarne, pühendunud meesterahvas, maa, kuningas, siis maa energia. Mis meil maa on? Maa on meil siis müntid, on ju taros maa elemendi vastavus, et see võib siis meil siis olla, mis seal oli, see õnn, issand jumal, kohe ei tule nii meeldegi, ühesõnaga ise te teate, mul on kuskil karbikesel üks spikker ka, aga see on taro nendes kaartide pakis. Niimoodi, et jah, täpselt ei jää kunagi meelde. Veeelemendid, isane vesi on ju, kõik on teada, need on mul kõik teada täpselt, aga see õhk on ka teada. Aga jah, maa ja need tuleelemendid on need, mis võivad mõned asjad segamini minna. Aga siin jah, näitab teil hästi sellist edukat, töökat meestele, siis ütleks ka niimoodi, et selline edukas, töökas aeg tuleb. Nii, aga ja naistele just niimoodi, et selline kerkib esile siis selline meesterahvas, kes on hästi selline pühendunud, usaldusväärne, oma ettevõtmistes tegudes on selline vankumatu, täitsa kindel, järelikult peab olema ka 4 jalga maas hästi kindel niimoodi ja edukas ka peale kauba. Nii, siis tuleb teil hakata leidma endas harmoonia tasakaal, nii et võib kompromissi leida, kas see on kompromissi siis inimeste vahel ja isegi ka igasuguste olukordade vahel, kui on töö juures mingid asjad näiteks, on ju, siis jälle tuleb, aga ennekõike võtaks ikka see, et iseenda juures, et lihtsalt pead leidma selle tasakaalu, sellepärast, et meis kõigis on valgemad pooled, pimedamad pooled, lihtsalt kuhu tema energia rohkem suunata, kus läheb tähelepanu, sinna läheb energia, et lihtsalt võimendage oma neid helgemaid pooli siin. Ja nagu siin on näha ka kaardi asetuses, siis võib ka öelda, et naistele, et see mees siis, kes teie ellu tuleb, või isegi võib-olla ta juba ongi, on ju, aga siis ta hakkab just teil sellist valgemat poolt võimendama. Nii et iseenesest tore ju. Nii, kuu lõpuks on juba maru lahe. On siin mingi, ütleks isegi, et kuna on vee-element, siis on armastus, siis on tunded, lootused, ootused, rõõm, võit, rahulolu, nauding, tähistamine, kiindumus, ühesõnaga selline suhtes siis tekibki, kui suhe läheb aktiivsemaks, kiindumus, armastus süveneb, kui on võit, rõõm, rahulolu ka siin, nauding, et siis partnersuhted lähevad ilusamaks. Nii, mis meil siin näitab veel? Valikute küsimus kõik, et tuleb valida mineviku ja oleviku vahel, et tegi endale selgeks, mis on, siis on väliseid mõjutusi võib siin tulla. Pead hästi mõtlema ka põhjust tagajärg seadustele, aga võtke seda, et teie teekond on teie kogemus ja et millised valikud te siis teete enda elus, et kaaluge enda jaoks siis läbi. Sellepärast, et kui on minevikust, ikka ütleks pigem, et kui on see hea, on ju, siis võite ju panustada sellele kõikidele nendele suhetele, mis teil juba olemas on ju, aga kui ei ole seal, teile ei teki rahulolu ja kui teisse ei suhtuta hästi, siis pigem soovitangi niimoodi, et laske lahti ja keskenduge iseendale ja oma tuleviku loomisele. Et oluline on see, et omaenda praeguse hetke enda tervendamisele ja enda sellisele ikka oleviku elule. Sellepärast, et kui te praegust hetke hakkate tervendama ja oma olevikku korda tegema, siis tuleb tulevik ka paratamatult ikkagi hea ju. Et kõik on ju, kuhu tema energia suunata. Võt nii. Nii, mõte läks kaotsi. Nii, järelikult rohkem polnud vaja öelda. Nüüd vaatame siis, mis on siis Jumalannade sõnumi teile. Mis need Jumalannad teile? Ahaa, okidoki, hüppas välja 2 kaarti, järelikult on enesearmastus, armasta iseennast. No vot, näed kui armas, eks ju. Ja teine on rütm häälest loomulikule elurütmile.
nii, aga kuna see esimene on see armasta iseennast, siis ongi niimoodi, et kõik hakkab, teie ka sätite oma elu mitte teiste järgi, vaid iseenda rütmi järgi. Ja kuna on loomulikul elurütmile, siis see loomulik elurütm käib ka kaasas teie enda asjadega, tunnetega, see on ka looduse rütm, et ja siis, kui on emotsionaalselt pigem leidke need positiivsed asjad endas ja armastage neid asju iseendast ja võimendage, millega olete rahul ja need, millega rahul ei ole, siis mitte ei kiru neid, vaid hakkate vaikselt nendega tegelema. Või siis panete kõrvale ja mõtlete, et okei, las olla, kui ärritate, ei ole vaja, siis ei tegele nende asjadega. Tegelete nendega, mis teil rohkem rõõmu pakuvad. Niimoodi. Nõnda. Aga jah, et iseennast tuleb ennekõike armastada, siis kui endaga olete rahul ja ennast hoiate ja armastate, mitte ei piitsuta tagant, et siis ju kiirgate seda enesekindlust ja armastust ja rahulolu. Et see rahulolu sõna kuidagi on rohkem, mis kõnetab sellega. Ja isegi kui ma seda pilti vaatan, siis siin pildi peal on naine, on vaja loomakest on ümberringi ja ta on täiesti rahul olev iseendaga. On nii lahe. Siis ongi niimoodi, et me oleme kõik ainulaadsed. Ja see endaga rahulolu, see kiirgab nii välja ja see tõmbab sulle ju sarnaseid inimesi ligi ka. Ja ongi enda rütm, ei mingisugust. Häälestu oma loomulikule elurütmile. Ja kui muutud ise, muutub maailm su ümber. Ja nii ongi. Väga lahe. Nii, vaatame, mis rutikaardid ütlevad. Nii, kihlus, partnerluse ettepanek. Niimoodi, ühendus. Sinuni saabub ettepanek liikuda suhtealaselt uuele tasandile. Saad siduvama pakkumise. Niimoodi. Okei, mis iganes pakkumised need siis on, aga suhete suhtes ütleks tõesti, et lähevad tugevamaks need ühendused. Niimoodi. Ja siis on meil siin Jumalakaart, kõige suurem valguse jõud universumis. Kaitseb ja hoiab sind. Sa ei pea millegi pärast muretsema. Kõik liigub nii, nagu see on kõrgemalt poolt sinu jaoks määratud. Usalda toimuvat, mõistad siis, kui aeg on õige. Mis paremat saab veel olla? Et hästi, alumine kaart on edasi liikumine, vanadest mustritest väljumine, olnu maha jätmine, tervenemine, uus hingamine, olukorraga leppimine, vanade probleemide seljatamine, ühesõnaga edasi liikumine. Ja see võib olla siis just kõik, ühesõnaga edasi liikumine läheb ju paremuse poole. Ja kui siin on see Jumalakaart näitab seda, et te olete hoitud ja kaitstud, et ei pea millegi pärast muretsema, siis just kõik, millised siis partnerlussuhted ja liidud, kõik nendel on ju ka järelikult siis kaitse peal. Nii et väga armas. Nii et teiega siis seekord sai selline lugemine ja võite mulle jälle kommenteerida ja ma veel kord ütlen seda, et ma olen siin ikka öelnud, et ma olen nii tänulik, et te olete mulle sinna jätnud siia alla, siia kanali peale tagasisidet, et hästi lahe. Ma olen väga tänulik teile ja jätke ikka, kirjutage mulle ja kui midagi on, siis saate mulle isiklikult kirjutada. Et vastan kõigile lihtsalt kordan korraks selle lihtsalt üle niimoodi, et kui te vaatate, näete, et ma ei ole teile Messengeris teie sõnumit lahti veel võtnud, siis ma ei ole seda põhjusega võtnud sellepärast, et ma tean, et need on asjad, millega ma pean tegelema. Sest kui ma võtan lahti, loen ära ja mul tuleb mingi töö või kõne tuleb vahepeale ja mingid asjad tulevad, siis mul läheb see meelest ära. Ja siis pärast ma ei näe, et mul oleks midagi ootel asju, sest mulle tundub, et need, mis ma olen juba läbi töötanud või läbi lugenud, et nendega ma olen juba jõudnud tegeleda, aga võib juhtuda, et ei jõua. Ja nüüd ma olengi sellepärast teinud niimoodi, et ma ei ava ennem teie sõnumid, kui ma olen valmis selleks, et ma saan sellega tegeleda. Et ei jää mingil juhul kuskil kahe silma vahele ega abita, et nii saame ilusasti. Ja siis telefoninumber on mul ka muidugi seal Facebooki
Maila müstiline maailm on nüüd selle müstilise maailma lehekülg mul seal. Sellepärast, et mina tulin koju toimetama, Merike toimetab oma kodus, Merike Karro, ja temal on lehekülg Väikesed imed, kui teda sealt tahate jälgida, siis saate otse tema lehe pealt. Ja meil enam seda Viljandi ruumi ei ole, sellel polnud lihtsalt mõtet. Niimoodi. Ja nii ongi, eks elu ikka liigub. Et kuna mul on ka nüüd see tipikene siis ja kodus mul on siin ruumi toimetada ja teha küll, et siis ma ei pea selleks sõitma 80 kilti kodust kaugemale, et mul oleks äge ruum. Et jah, ja nii lihtsalt ongi. Vaat nii, aga väga tore, nii et kirjutage, joonistage ja mul on seal telefoninumber avalikult olemas. Nii et võite helistada ka, lihtsalt kirjutades on see hea, et ma tean, et ma pean vastama, aga kui tuleb neid numbreid, ma panen kella pealt, kui ma tööd teen ja panen kella pealt, et helistan tagasi ja siis on ju just nagu see sõnum on juba vastatud või see kõne on seal ja see võib jääda mul 2 silma vahele. Niimoodi. Et siis lihtsalt ka, kes ikka väga tunneb, et tahab minu vastuvõtule, et olge siis lihtsalt järjepidevamad. Et järjekindlus viib sihile. Võt nii, aga ilusat suve lõppu teile ja lähme siis mõnusasti sügisesse, mis seal ikka. Praegust on oidiste tegemise aeg, tehke aga kõvasti sisse, kellele on võimalik. Ja nii see elu käib meil. Nii, aitäh teile ja järgmise korrani.